tere pererahvas, mina olen Liis Velsker ning sa kuulad mu superlahedat podcasti, mida ma teen koos Health Kliinikuga ning selle nimi on Tervelt segane. Igas episoodis käib mul külas üks vahva tegelane ja ma väga loodan, et sa saad vähemalt ühe tarkust ära võtta igast vestlusest ja panna omal tagataskusse. Aga ma ei tea ka ju, nii et kuulame koos. Tere tulemast minu podcasti, Isabella Prii. Tere! Tere! Mina tahtsin teha sõbrapäeva episoodi sinuga, Bella. Sellepärast, et sina oled minu parim sõbranna. Mulle ka väga meeldib siin stuudios olla ja... Aga kas hakkame pihta? Mul on väga palju küsimusi ette valmistatud sulle. Ja mina tahaks teada, mis sinu peakene arvab, kuidas maailm töötab. Oled valmis nende küsimuste jaoks? Jaa. Aga kõigepealt võib-olla, et sa harjuksid kogu selle majandusega siin, siis tutvusta ennast. Kui vana sa oled, Isabella? Ma olen 6. Mis on sinu hüüdnimi? Pellu. Ja, võin sind Pelluks kutsuda siin Eesti rahva ees. Rahva ees või. Pellu, sina oled 6-aastane. Millal on sul sünnipäev? 8. märtsi. Ja sul varsti tegelikult siis sa saad juba 7 ju. Ja sa käid lasteaias. Kas sulle meeldib lasteaias käia? Mis on su lemmiktegevused seal? Meisterdamine. Meisterdamine. Mis te viimati meisterdasite? Viimati oleme meisterdanud seeni, sügisseeni ja siis me oleme meisterdanud kalasid, kellel on sabasid nii raske teha. Aga kas sulle meeldib käia lasteaias? Jaa. Ootad sa juba kooli? Enam-vähem. Enam-vähem. Kas sa midagi kardad ka kooli juures? Mida näiteks? Et näiteks selle ühed poisid lükkavad mind kapi sisse. Ja miks sa seda kardad? Ma ei tea. Kas sa oled seal kuskilt filmist näinud? Ja multikatest. No loodame, et need jäävad ikkagi multikateks ja sina ju oskad ilusti suhelda kõigiga ka, on. Kas sul on edasid-vendasid? Mul on vend, noorem vend. Nii, kui vana ta on? 4, ta nimi on Ron. Ron. Kas te saate hästi läbi? Mõnikord saame ka halvasti läbi. Mis te siis teete? Mõnikord me vaidleme, mõnikord me riidame, mõnikord me käime kaklemas ja mõnikord mängime. Aga mis on need tegevused, mis Ronju teeb, et ta siin närvi ajab? Näiteks võtab mult asju käest ära ja vaatab oma roboteid. Mis sa arvad, millised inimesed on head inimesed? Need, kes teevad kõike head. Mis on siuke hea tegevus? Näiteks, kui keegi kukub ja mingi halb laps lükkab teda, siis hea ja läheb ja aitab teda. Aga milline on hea sõber? Juhan ja Mirtel. Aga miks nad on head sõbrad? Sest me oleme mänginud koos lapsepõlvest saadi. Millised on sinu jaoks need omadused, mis teevad nad sinu jaoks headeks? Ma ei saa aru, mis on omadus. Miks sulle meeldib Johaniga koos mängida? Sest näiteks ta kaitseb mind. Kas ta teeb vahepeal mingit nalja? Teeb näiteks vahepeal siukest nalja ka. Ja Mirtel? Minu Mirteliga on enam-vähem hea, aga mõnikord ta valetab mulle. Okei. Aga mis sa arvad, miks inimesed valetavad? Et nad saaksid teiste inimeste tähelepanu. Aha. Aga muidu on Mirtel väga hea sõber mulle. Okei. Aga kuidas sa saad sellest aru, et on päriselt hea sõber? Ei teagi. Aga kas
mis sa arvad, miks inimesed vahepeal pahased üldse on? Ei tea. Miks sina vahepeal pahaseks saad? Ei tea. Kas ei julge öelda? Ei, ma ei tea lihtsalt. Ma mõtlen, millal mina olen sind pahasena näinud. Siis, kui sa näiteks oma tahtmist ei saa või? Jaa. Siis vahepeal saame pahaseks, on ju? Kui keegi võtab sult kaisuka käest ära, millega sa täiesti ise ennem said, siis sa lähed ka pahaseks ja kurvaks. Aga millal su emme näiteks su peale pahaseks läheb? Siis kui ma teen pettust, näiteks lähen ja võtan ja panen oma tema lõhnaolli peale. Või kui sinu emme pahaseks saab. Mis on tegelikult ka minu emme. Sinu vanaema? Jah. Aga millal sinu vanaema su peale pahaseks saab? Ta ei saa kunagi. Mis sa arvad, kas et kui kõik inimesed oleksid ühesugused, kas see oleks hea või oleks see igav? Igav. Arvad, jah? Kaksikutega on niisugune lugu. Ja nemad on ühesugused? Meil lastes on kaks kaksikut, et üks on poisi nimi on Marten ja tüdruku nimi on Marielle ja siis Nemad on ühesugused? Või üks on igav? Ei. Ise oled sa igav. Ei ole. Aga ette kohta nii ei ütelda. Ja. Sinul on sõber Liis Lemsol. Kas sa ütled talle mõnikord halvasti? Ei ütle. Siis see tähendab, et sa ei tohi ka minu sõprade kohta halvasti ütelda. See on väga õige tähelepanek. Kas sa arvad, et teiste inimeste kohta tohib üldse halvasti öelda? Ei. Kas sina räägid alati hästi kõikidest inimestest? Mõnikord räägin ka halvasti. Aga millal sa räägid halvasti nendest? Või kellele? Siis kui ma olen väga pahane. Aga kas sa kurdad emmele siis või? Või räägid kellelegi teisele veel? Räägin õpetajale, kui ma lasteaias olen ja keegi ütleb halvasti. Näiteks meil on kõrval lasteaias on üks suur kool ja sealt ükskord, kui vihmane päev oli, siis ta võttis, meil olid õnneks kombed seljas, need ei olnud vihmakindlad ja siis ta poiss võttis lihtsalt plombi seest vett ja siis viskas meile peale ja siis läks meile kõikidele peale ja siis ta sügisel veel loopis meile pulki ja me saime haiged ja siis veel ta on meile väga palju halba teinud. Okei. Et siis te kittusite nii-öelda ära, on ju? Mitte ei kittunud ära, aga rääksite siis oma laste kasvatajale? Ja siis nad ütlesid, milline poiss, siis see poiss lihtsalt jookseb ära. Me peame lihtsalt politseisse lihtsalt. Aga Bellu, mis oleks mingisugune supervõime, mida sina tahaks? Nähtamatuks muutuda ja lendamine. Siis kui ma nähtamatuks oleksin, siis ma näiteks muudaksin need nähtamatuks, viilksin kellegi selja taha, siis ehmataksin. Ainult ehmatamise pärast tahaksid olla nähtamatu? Siis lendamise pärast ma soovin sellepärast, et ma hüppan oma kodukatuselt näiteks hüppan alla ja siis ma lendan. Ja siis näiteks ma lendan oma lasteaeda ja siis lasteaias ma mängin kulli niimoodi, et ma olen päris kull ja siis saan lennad peitust ka samamoodi niimoodi, et lendan ja siis lendan ja siis püüan ja siis ma olen puubu otsas peitus niimoodi ja siis kui keegi üles leiab, siis ma lendan kõigele, veel kõrgemale ja kuni kuuni välja. Okei. Aga kui sa saad terve päeva olla nähtamatu, mis sa teeksid siis? Ma ehmataksin terve päeva. See on sul lemmiktegevus või? Aga kas ei läheks poodi näiteks või? Poodi ma läheksin küll. Mis sa teeksid seal? Ostaksin endale kõiki neid asju, mida emme ei luba osta. Näiteks Coca-Colat ja Fantat ja ostaksin kommi, mida emme ei luba süüa, ostaksin, mida emme ei tohi luba omal süüa ja siis lihtsalt ostaksin need kõik ära ja lähen
lähen oma sõpradega jagama. Lähen lasteaeda ja siis ma annan kõikidele, otsin kõikidele võlutoitud, mida nad armastavad ja siis nad söövad seda, siis mõtlevad kannatamatuks, siis me sööme kõike seda. Või lendaksime puu otsa ja siis sööme niimoodi, et lendame puu otsa ja siis lendame poodi ja siis ostame kõiki, mida emad ei luba kunagi lastel süüa ja siis see isemed on mingi pärast, mida te olete teinud, siis me ütleme, et me käisime poes. Aga mis sa arvad, Pellu, kui loomad oskaksid rääkida, mida nad ütleksid inimestele? Et te olete armsad. Nagu me loomale ütleksime, et te olete armsad, nagu mina oma kassile täna ütlesin ja siis nemad ütleksid mulle samamoodi, et armas oled. Mõtle, kui Liisul oleks ma praegu mõtlen, kui Liisul oleks niisugune loom, kes kogu aeg nagu ütleks sulle, et sa oled väga armas. Ma oleksin nii õnnelik. Ja sa pead aga kogu aeg jalutamas käima. Aga sina ju ei käi missiga jalutamas. Aga ma käin Mäkiga jalutamas. Jaa, Mäkiga käid küll. Kui vana Mäki on? 100. Peaaegu ta mingi 14 või 15 või? Ta on päris vana juba. Ja mõtles, et ta soovib, et ta elaks 20-aastaseks. Aga sina mäletad teda terve elu või? Ta on vist olnud sinuga. Emme tahab, et talle tehtakse üks niisugune kaelaehe, mis on Mäki käpajaljast ja siis Mäki karvadest tehtud ja siis nad teevad selle ja siis saab valmis, ta paneb selle ühte karvi, siis iga kord paneb selle oma kõrvale. Joo, see on nunnu küll. Sina tahan ka? Mina tahaks ka Mäkist mingisugust mälestust, aga mina arvan, et... Mina sooviksin Mäki koera junni, sooviksin kotise, siis käim iga kord kaasas. See on väga lahe mõte. Ise toob mulle õnne. Mina arvan, et mina kingi sulle selle junni sünnipäevaks, Bella. Ole oma soovidega ettevaatlik. Aga mis on sinu kõige suurem soov praegusel hetkel? Et ma saaksin Johaniga aega veeta ja Mirteliga ja minna spaasse, kus on nii palju torusid. Siis laseme koos liugu. Niimoodi käes kinni kolmekesti, siis niisugune toru on. Ma sooviksin, et oleks olemas, et on kolm korda ja siis iga üks valib endale koha ja siis teevad võidu niimoodi, siis kes võidab, saab rohkem punkte. Okei. Kas mina võin ka spaasse tulla? Jah. Yes. Seda me saame teha küll üks päev. Mina sooviksin niisugust toru, et sul juba silmad oleksid mingi, et mul on paha olla. See on nii kiire või? Sooviksin, et seal oleks niisugune lükkaja ja siis see lükkab nii kiiresti, et keegi võidab. Okei. Sest mina ikkagi natuke kardan neid torusid. Sina ei karda üldse? Nagu vanaema Marika ütleb kogu aeg, et mina kardan torus, sest kui ükskord, kui me reisil käisime, siis Hispaanias või kuskil ja siis me lasime nii hullust torust, et lausa ma sain lausa haiget. Okay. Tea, mis mul ükskord juhtus või? Ma lasin ühest torust alla, see oli ka hästi kiire. Niimoodi, et kui ma sinna alla jõudsin, siis mul olid bikiinid, olid pepu vahel, nagu täiesti pepu vahel ja mul olid see ülemine, see osa oli ära tulnud lahti niimoodi, et kui ma sinna lõppu jõudsin, siis ma olin peaaegu paljas. Ja siis ma pidin hakkama seal ja seal olid kaamera niimoodi, et seal kaamera näitas, et kui sa sealt välja tulid, siis sai ülevalt järgmine tulla. Niimoodi, et see kaamera näitas seal üleval kõigile, mul olid pisud paljad.
Siuke lahe lugu. Näiteks kui me käisime Vanamäe spaas, siis seal oli üks mees, et olge ettevaatlik, teil võivad bikiinide algumine osa võib ära tulla. Et olge ettevaatlik ja siis ta ütlesid, et ole pigem sina ettevaatlik, et sul ujumispüksid ära ei tuleks, sest muidugi ka kõik arvavad, vaadake, et tal on paljas. Tõesti paljas porgand. Aga kas sina üldse vahepeal tunned mingisugust hirmu? Ma tunnen sellepärast hirmu. Näiteks hirmu, et näiteks kui keegi võtaks mult, keegi näiteks puudu mind öös, et ma magan ja siis keegi puudu mind niimoodi. Siis, ma kardaks seda väga. Näiteks kui sul oleks mingi ilmane ja lägane asi, siis see pandakse sulle õla peale ja mis sa siis teeksid? Ma hakkaks karjama, sa tead seda. Bella teab lihtsalt väga hästi, et ma kardan putukaid ja mulle ei meeldi kala. Ja lima. Mõtle, kui mul oleks see lima, siis ma ütleksin, Liisa, palun mängi minuga, siis ikka ütleksid, et jaa, mängin küll ja siis puudus. Võt siis mina tunneksin väga suurt hirmu. Aga mis sa tavaliselt teed siis, kui sa tunned hirmu? Jooksen vetsu. Näiteks, kui ma tunnen nii väga hirmu, et lausa mul oleks nii hirmus, et mul oleks püksi. Loikunud püksis. Kas sa teadsid, et emme üks õpilane, nad käisid perega spaas, siis nad lasid ühest turust, siis nad nägid, et seal on ju kakajunn. Spa vee sees. Väga šokeeriv. Pärast läksid, kiidasid, korjasid ära selle. Ja viskasid prügikasti. Mõtle, keegi lasi nii hirmus. Mõtle, kui see oleks nii hirmus toru, et üks laps lasis mingi, ma kardan, siis ta oli samal ajal vetsuhäda ja pissis või kakas. Igat moodi nagu. Igat moodi. Lasi selle vee täis. Väga hirmus. Aga mis sina teeksid, kui sa oleksid seal basseinis? Kas sa läheksid koju ära siis või? Ei, ma jookseksin uude torru. Uude torru. Ja siis ma ütleksin, et see torru on väga lahe, seal on nii hea. Ja siis pärast nad vaatavad, see tüdruk valetas, seal on nii väga halb, siin on ujub junn. See oleks hea pull. Mõtle, et iga päevaks oleks nii hea, et näiteks baas niimoodi, et ma ütleksin, et see on väga hea toru, et seal ei ole midagi, seal on nii hea toru, et lausa, et ma kiljuksin. Ja siis nad läheksid, on valmis, nad stardivad, siis näevad, et mingi pruun junn ujub siin. Oi, sulle ka need junninaljad meeldivad, jah? Ei, natukene. Mulle ka ikka veel natukene. Aga Bella, kuidas sa tead, et mulle meeldib see suju üleminek, aga kuidas sa tead, et keegi sind armastab? Ma ei räägi sellest tühjagi. Aga armastada saab, emme ka armastab sind ju. See on praegu nii halb vastus. Okei, aga mis on armastus sinu arvates? Minu arvates armastus on see, et kui sa kedagi nii väga armastad, siis sa lugustaksid end paargi minutit, lugustaksid end vannituppa või kuhugile ja siis sa lihtsalt pärast ütled, et okei, lähme kohtingule. Aga seal 20 minutit vannitoas ma siis kardaksin lihtsalt või? Mis ma teen seal vannitoas? Sa kardaksid. Ma kardaksin, okei. Sa kindlasti kardaksid. Mina kindlasti. Ma paneksin tulekustu. Siis ma kardaks veel rohkem.
aga Pellu, aga millal sa viimati rõõmus olid? Praegu Sulle meeldib siin olla või? Mis sind rõõmsaks teeb? et ma saan telekasse. Oli halb vastus või? Ei olnud. Aga kas see on sinu jaoks tähtis? Miks sa tahad telekasse saada? Et ma saaksin kuulsaks ja sina saaksid kuuldaks. Mina saan tänu sinule väga kuulsaks. Aga miks on hea kuulus olla? Et sa saaksid kõike, mis maksad nii kallilt, saad osta. Need kuulsatele inimestele antakse kogu aeg linnavara. Linnavara? Mis on väga nagu kristallid, seda leevad sukapüüksid ja klaasis kotsakingad ja Okei. diskokerast tehtuks kleit. Okei, ma tahaks ka kuulsaks saada. Aga mis sa arvad, miks on olemas reeglid? Kui reeglid ei oleks, siis sa lihtsalt teeksid kõike, mida sa tahaksid ja siis emad, isad, tädid oleksid mingi, kus need reeglid nüüd jäävad? Siis lapsed on nii hullud, reeglid ei ole. Ja siis reeglites ei ole kirjas, et reeglites, näiteks kui oleks reeglites kirjas, et suhkru söömine on väga hästi sobiks linna ja siis nad kõik on me saame suhkrut siia, hapud suhkrut ei taha, aga tahame tavalist head suhkrut ja siis nad on mingi Milline see hapusuhkur on? Hapusuhkur käib hapudele kommidele peale. Siis hapusuhkur teeb ja suhkruvati ei tohi nii palju siia. Miks? Sul läheb kõht automa, võib, kui sa lähed peale suhkruvati söömist ühte sihukesesse keeravasse asja ja siis see keerutab ja siis sul võib süda pahaks minna ja siis sa võid ka magusast toetu mürgituse saada. Sul on juhtunud nii või? Ei. Mu sõbra Aurelia, ma ei tea, 4-5 kuvel, ma ei tea, 3 sõbral on näiteks on tulnud silm välja. Silm päriselt välja. Päriselt või? Suhkrust või? Ei. See oli nii palju suhkruvatti, et ta tuli silma peast välja või? Mõtle, kui sa oleks söönud, see oleks sul pea, keha, kõik kohad täis, siis see oleks sul silma taga niimoodi ja siis see silm torkab. Täpselt nagu zombidelgi. Okay. Aga mis sa arvad, mis on kõige tähtsam asi maailmas? Petsusistada? Aga päriselt? Ei tea. Ei tea, mis on tähtis. Aga mis sa arvad, miks inimesed peavad tööl käima? Et teenida raha. Ja mis nad teevad selle rahaga? Rahaga ostavad ostavad nii palju asju, kui tahavad. Süüa ostavad ja... Kui palju on palju raha? 100 000. 100 000 on palju raha, jah? Kas sa kogud raha? Mul raha ümbrik, mis on peaaegu juba täis. Vennal on rohkem raha kui minul. Meil on ainult mingi näiteks 2-20 või 1-20 ja 30 ja siis 3-50 ja või 5, siis ma ei tea. Kuidas on väga palju raha. Okei, mis sa selle rahaga teed? Näiteks ma andsin oma sõbrale Lumile, andsin ühe raha ära, andsin oma sõbra Biancale, andsin ühe raha ära, nii et ma ei tea, kui palju. Ja sünnipäev. Pidin kaardi sisse panema. Kas sulle meeldib sünnipäevaks raha saada või kingitusi? Kingitusi. Mõlemad tegelikult. Aga kumb sulle rohkem rõõmu valmistab? Sõprade kogu. Ehk siis tegelikult sünnipäevale, kui sa pead oma sünnipäeva, siis need kingitused ei ole nii tähtsad või? Et peaasi, et pidu on tore või? Kui sinu oleks sünnipäev, siis näiteks mõtle, kui sinu oleks sünnipäev, siis ütleksid, et ei, ma tahan lihtsalt oma kingitusi vaadata ja siis vaatab kingitusi ja sõbrad on mingi, mida sa lubasid, et mängime sünnipäeval näiteks K-pop pidime. Mängime Demonseid, mängime autodega, mängime igasuguse asjadega, kuigi sa tahad oma kingitusi, see ei ole väga normaalne.
minul üks aasta oli niimoodi, et ma pidasin sünnipäeva ja siis ma vaatasin terve aeg oma kingitusi ja ma ei mänginudki nendega K-popi mängu. Ja siis kõik olidki mega pahased, et Migali, sa lubasid mega K-popi mängida. Aga et sa vaatad... K-popi on siis olemas. Kui sa tead? Tean. See oli alles nüüd. Ainult vist sellel või sügisel juba. Vist tuli jah? Ma ei tea. Sulle meeldib K-pop? Miks? Ei taha veel. Ütle. Ei saa. Mina tean, miks sulle meeldib. Miks? Sulle meeldib sealt see üks poiss, kellel on six-pack. Ja sa arvad, et ta meeldib mulle ka. Ja hakkame täna vaatama seda peale meie salvestust. Sa on roosad juuksed. Mõtle, kui sina oleksid seal telekas. Ja siis seal oleks mingi poiss, kellel on roosa juuksed ja six-pack. See oleks päris crazy. Jaa. Kas see on sinu unistus? Lõpeta ära, ma olen näinud. Ma olen näinud seda vist juba 4. kord. Seda multat või? Ei, kas see on multikas või see on... Film. Multifilm. Multifilm. Mis sa arvad, mis on täiskasvanute jaoks tähtis, aga laste jaoks ei ole? Näiteks täiskasvanute on tähtis see, et lapsed tunneksid end rõõmsalt. Oota, mikrofoni. Lapsed tunneksid end rõõmsalt, aga lapsed on mingi, ema, mida sa tahad? Ja siis teeme midagi koos. Ei, ma tahan telekat vahtida, tahan videomänge mängida, tahan ainult terve päev ekraanis oli see ema mingi, ei, sul tuleb muidu ekraanide keeld. Kas sa tahad smuutit või? Jah. Võta, ma nägin. Saad selle ise lahti või? Jah. Aga sulle meeldib seda oled joonud enne või? Ma olen peaaegu kõiki joonud. Sulle maitsevad need? Mega reklaam. Ka lastele meeldib. Oske kõik. Aga mis on kõige igavam asi maailmas? Koristamine. Seda teevad emmed vist, on ju? Sina ei viitsi aidata väga või? Mõnikord ainult. Aga vanaema juures koristad või? Aga miks sa seal koristad? Mõnikord on seal rohkem koristada, siis ma olen mingi, ei vanema, ma ei taha koristada. Mõnikord on seal vähe koristada, siis ma koristan, jah. Et siis, kui on vähe koristada, siis sa viitsid tegelikult, jah? Aga sul läheb see lihtsalt, segadus läheb nii suureks, segasumma suvilaks, et siis sa enam ei viitsi, jah? Siis peab emme tulema. Okei. Aga mis on kõige veidram asi täiskasvanute juures? Ei olegi. Aga mis on näiteks mingid siuksed asjad, mis täiskasvanud teevad ja sa mõtled imelik? Isi taha Roland Prii ei taha arvuti tagant, ei taha lahkuda. Tema tahab ka ekraanis olla, jah? Miks sul midagi siin nii naljakat on? Sina oled nii armas lihtsalt. Siuke daam istud mul siin sätendavate sukkpükstega ja kristalliliste konsakingadega. Jootsin smuutit. Ja sul on väga ilusad kõrvarõngad. Jõuluvana tõi. Mis on parim kingitus, mis sa tahaks jõuluvanalt saada või mis sa oled saanud? Ma ei tea. Aga mis sinu tuleb varsti sünnipäev. Mis sa tahaksid sünnipäevaks saada? Sükest videomängude karpi, kus on, et kui teed lahti, sealt saab niimoodi loomi hoolitseda. See on loomade hoolitsemis sükene asi. Kas sa, Bella, tahad ise milleski rääkida veel või? Miks sulle meeldib trennis käia? Minule meeldib trennis käia sellepärast, et minu tekib väga hea tunne peale trenni. Ma olen väsinud, mul tuleb
sa jäid selle tühjaks ja siis pakud alles oma jänesele. Aga siis mul tekib hea tunne. Et see... Ja sellepärast ma vist käingi iga päev. Et pärast on lihtsalt nii hea olla. Miks sa oled täiskuu ajal üleval? Mina olen täiskuu, ma ei tea. See on väga hea küsimus. Seda me peaksime küsima tädi Liina käest. Aga nagu ma olen alati unetu siis. Täiskuu mõjub nii. Mina tavaliselt magan siis päris hästi. Magad või? Ja mida tädi Liina sulle ennustas? Ahaa. Tädi Liina ennustas mulle kaarte küll ja sa nägid. Tema ennustas mulle näiteks sükest asja, et sa saad six-packid endale? Või sa sükest? No, imelik, seda ta nagu ei maininud, aga ta ütles küll, et mul hakkab nüüd täitsa uus periood, muutuste aeg tuleb suur ja ma võib-olla leian armastuse. Ma tean summa armastust juba. Sa näed imelik välja. Aitäh sulle, Bella! Tahaksin seda juba näha. Kas sa tahaksid oma podcasti teha või? Jah. Ja seal sa räägiksid kõikide saladused välja või? Jah. Mõtle, kui ma kutsuksin sinu oma podcasti, siis ma räägiksin selle saladuse välja, et väike kiisu, kui sa tahad täna süüa saada, siis vali oma sõnu. Muidu see smuuti jääb sul viimaseks. See smuuti on juba viimane. Nii, ma annan sulle ühe küsimuse veel ja siis lõpetame ära selle pulli. Niimoodi, et ma saan su saladuse välja rääkida. Midagi muud. See smuuti on väga otsas. Tahad midagi küsida veel või? Nii. Miks sulle meeldib oma kaisujänes? Millega sa kunagi ei mängi, ei kaisu ei võta. Sa mõtled see suur või? Su suur ja väike. Jah, mul on need mõlemad. Naljakas, miks mul kõik jänesed kingiti. Aga see suur jänes oli ju nii armas ja kui ma selle sain, issi vist kinkis selle mulle. Ei või selle, ma ei tea isegi, kus ma sain need. Aga ma ei mängi nendega enam jah, sest ma olen 33. Võtan endale siis. Sa võid võtta küll. Need on Pirital vist või? See suur jänku on ju? Ei ole, suur jänku on sinu juures. Minu juures? Ma olen näinud. Sa mõtled see, millega sina mängid või? Millega ma ükskord kaisu võtsin. Ja. Okei, siin on juba ülekätesesi. Kas sa tahad kellegi tervitada Eesti rahvast? Jah. No tervita. Ma tervitan Mirtelit, ma tervitan Johanit, ma tervitan Evanit, ma tervitan Ronni, ma tervitan Jetet, ma tervitan vanaima, ma tervitan vanaisaid, ma tervitan oma tädi, kes mul istub siin täiesti kõrval, tervitan Sainat, tervitan Liinat, tervitan Jackit, tervitan Saina Merisiga, tervitan Emme unustasime ära või? Tervitan Emmet, tervitan Istit, tervitan Missit, tervitan Mäkit, tervitan onu Sandrit ja siis tervitan Bianca, tervitan Jens, tervitan Peritit, tervitan Mardit, tervitan Levit, tervitan Meeldib see, et osad on loomad. Pooled. Tervitan Liis Lemsalot, tervitan aitab võib-olla või? jah.
aitab. Mõtlen, kuidas ma selle siin kokku võtan. Aitäh, Bella, et sa leidsid aega oma väga kiirest graafikust, et sa jõudsid siia. Kas sul oli tore? Jah. Miks sa siis lollitama hakkad? Tegelikult väga kaua pidasime normaalselt vastu ka ju. Nüüd smuutid alla ja läheme K-popi vaatama või? Vist on ühe smuuti veel. Aga palun! Nii et ütleme head aega. Head aega kõigile, kes mind praegu ei näe.